Joo, ma olen golfi juures ja otsus on tehtud, golf läheb keevitamisse. Ma viimases videos ütlesin vist küll, et ma keevitan seda ja ma tegingi. Aga ma jõudsin nende kohtade juurde, mis siin all on, ma kohe näitan. Ja ma sain aru, et see käib veits üle jõu. Alguses mõtlesime, et võtame need jupid teise golfi pealt, aga teisel golfil ei olnud paremat lugu. Nii et jah, otsus on, et ta läheb keevitusse, ma muidu lihtsalt suren ära selle frustratsiooniga, et see ei saagi valmis kunagi. Mul võtab nii palju aega, mul ei ole kõrval kedagi, kes näitab mulle kogu aeg, või kes üldse näitaks mulle vaata, et vahepeal käib keegi, saad jälle mingid näpunäited, aga ei ole pidevalt kõrval vaata kedagi, kes et tee nii, tee naa ja et ma muidu olen ülikiire õppija, aga kui ma ise pean õppima, siis võtab aega, sellepärast et ma ei tea ju neid algtõdesidki veel tegelikult. Nii et jah, golf läheb keevitamisse ja samal ajal mul igav ei hakka, mul on vaja näiteks teha ära mootor ja kõlab nii suure tööna. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt lihvin kollektori ja siis poleerin täpselt nagu mul Corradol. Mis paljude jaoks kindlasti on täiesti mõttetu töö, sellepärast et siin on originaalmootor ja see jääb nii, aga miks mitte teha ka see osa ilusaks, kui ta juba seal maas on ja kui juba ülejäänud auto saab pealt ilusaks, siis tuleb mootor ka teha. Ja ma võtsin ka juhtmestiku endale tänaseks kaasa ja ma lähen vaatan, mis ma seal paremaks saan teha, natukene isoleerida, vaadata need üle, mis seisukord on. Ega ma juhtmestikust ju väga midagi ei tea või elektrist üldse, aga visuaalselt vähemalt ma saan midagi natukene paremaks teha äkki. Mis siis vahepeal võib veel toimuda garaažis? Näiteks tuleb uus garaažikapp. Paneme kokku, siis sisse, rattad alla ja. Okei, ma olen omadega siin, et ma vaikselt hakkan aru saama midagi. Ma saan aru, et need valged otsad on armatuuri kummalgi pool, seega sellega on hea navigeerida. Ja siis on rooli alust teemad, armatuuri alust värki, saan aru, kuskilt läheb taha ka midagi, aga mis asi see on? Tähendab, ma tean, mis asi see on alarmisüsteem, kellelgi tehtud. Aga meil ei ole seda, meil ei ole pulti ega midagi, nii et tehnilist võttes ma võiks selle ära võtta, aga kuidas see äravõtmine käib? Kas kõik juhtmed, mis on nagu sellesse sasipuntrasse ühendatud, on ainult alarmi jaoks? Siin on kesklukk peab ka ju olema, aga pulti meil niikuinii, aga siis ei toimi ju kesklukka, kui ma midagi juhtmet ära võtan, sest milline juhe toidab seda kesklukku. Elekter. Palju on tehtud, samas nagu mitte midagi. Ma võin natuke kurssi kõigepealt. Jebisin Corradoga. Kust ma alustan? Mõni 4 päeva tagasi, kui ma Tartusse läksin, viskas põlema jahutusvedeliku tule. Esimest korda näen. Tõmbasin auto kõrvale, valasin pera, mis mul oli veel tasooli peale. Midagi keend, esimene reaktsioon oli muidugi see, et vaatasin, et nii kapoti peal midagi ei suitse. Vaatasin peeglisse, vaatasin, et nii midagi veelgi maha ei jää.
okei, siis on vähemalt kõik korras, nii palju korras. Kapoti pealt midagi hullu ei paistnud, valasin peale, enam ei vilkunud. Sõitsin Tartusse, ostsin liitri juurde, ootasin, kuni auto ära jahtub ja valasin peaaegu selle liitri peale. Kuskil on see pidanud siis minema. Okei, läksin koju, õhtul pimedas. Vaatan, et õlitemp on mingi 114, 116, 120, 124 oli vist ja 126 isegi vist tuli ära. Ja see oli päris hirmutav. Palusin kõiki jumalaid, et ma jõuaks koju ära. Jõudsin ka. Vaatasin kohe kapoti alla, õlitase oli normis ja ega ma midagi pimedas rohkem teha ei saanudki, aga siis ma nägin, et natukene oli kapoti all pildunud dosooli ja just sealt paisupaagi juurest. Ja hea küll, seal on üks väike voolik, kust läheb sinna sisse paisupaaki ja ma tean, et tollega ma olen natukene jebinud seda, vahetasin seda klambrit seal suvel, et vist vana oli äkki väsinud või midagi ja tollega ma olen jebinud. Hea küll, vaatan järgmine päeval. Läksin garaaži, midagi jebisin seal, vaatasin, natukene puudutasin ja kogemata läksin vooliku vastu ja siis vaatasin, et nii paisupaagi juurest on see otsik on ära murdunud ja see on vooliku sisse murdunud. Okei, see aidati mul välja saada. Tellisin uue paisupaagi. Mõtlesin, et sellesse viga ongi, et see õhk on sees ja sellepärast ta ei jahuta mootorit. Uus paisupaak tuli kohale ja siis see on natuke väiksem. Ei oskanud isegi vaadata seda, võib-olla nad ongi nüüd, ma ei tea. Ei võtnud kõige odavamad, võtsime kõige kallima 12 eurot. Wow. Ja ikka läheb natukene kuumaks. 104 õlitemp. Ära mine rohkem. Sada 6. See on juba natukene vaja. 112. Jahutustemp läks natukene allapoole nüüd sõiduga. Ta on täiesti norm praegu. Aga õlitemp 112. 114. Ja õlitase oli normis seda, see oli esimene asi, mida ma kontrollisin tookord, kui ma koju jõudsin. 112. Jahutustemperatuur, dosooli temp läks palju allapoole nüüd. Ma panin selle ventika käima. Rohkem ta nagu kõrgemale ei lähe. Ega ma rohkem ei oskanudki midagi teha, kui et mul oli vaja ikkagi üks Tartuskäik ära teha, et ühispildile minna, klubi ühispildile. Ja siis oli küll, et paarikümne kilomeetri pärast pidin ühe vahepeatuse tegema, sest mootori õlitemp oli juba 130. Hukkasin natukene 10-15 minutit ääres ja läksin edasi ja siis enam nii kõrgeks ei läinud. Ühesõnaga, probleem on kuskil, pakutakse muidugi igasugust versioone, veepumbast kuni radikani. Ma ei oska seda seost näha, aga probleem on selles, et ma avastasin, et sisselaske kollektor on täiesti külm ja Corradol ei ole ta mitte kunagi külm, ta on nii kuum, et sa võid seal munapraadida peal, sa ei saa kätt hoida seal peal. Ja ta on külm, kui samal ajal on õlitemp 130. Ja ühesõnaga sellega ma maadlen. Corradoga rohkem pikka sõitu eriti ilmselt ei sõida. Ja võib-olla on ideid, ma tean, et on pakutud seda õli radikat, tal ei ole mingit radikat seal või õlijahutus, mis iganes. Mingisugune julvandal seal on. Ja ega ma rohkem ei oska tõesti midagi ise praegu vaadata, sest ma tean, et ma nii võtan ta talvel laiali uuesti. Hakkan teda uuesti tegema. Ja
nii hull olengi. Aga võib-olla teil on ideid. Aga täna ma olen siin Golfi mootoriga. Küll nad mulle ikka meeldivad. Täpselt samamoodi, nagu mulle meeldib alumiiniumist poleerida väga. Sest siin ma olen täpselt seda tegemas, mida ma tegin korraadaga. Kunagi ma juba alustasin suvel, siis ta on saanud nüüd puhtaks, aga ta on vaja saada läikima. Loodetavasti ei ole kaan kõveraks läinud selle kuumaga korraadal. Ma ei tea. Aga hea küll, hakkame seda pollima. No ei, juhtus siis hoopis selline lugu, et ma ei saanud ka lõpuni teha, sellepärast, et ma pidin natukene keevitama aukusid üle pika aja. Aga ma jäin päris rahule. Siin on kunagi mingid tiivaauke vist tehtud, läbi puuritud ja siis ma keevitasin nüüd augud kinni. Mõni auk sai suurem, kui ta enne oli, mis oli ka arvata, eriti teisel pool. Aga saan hakkama. Mis ma veel tänaseks öelda tahtsin? Ma jätkan selle mootoriga teine kord. Seal ma hakkan nüüd järjest liikuma paberitega ülesse poole kuni vesirihvini välja. Nii et mingi teine video. Jah, näeme seal. Ciao!